Tead väga ilusad täna hommikul. Ja. Kes vaatas peeglisse täna hommikul, ütles, et ma olen vägev, ilus. Ja. Amen. Sa oled Jumala loodud. Tänu Jumalale. Ma tunnetan praegu ka, see oleks hea vaimsus siin. Ja, mulle meeldib siin. See on tunne, nagu tead, ülistajad võivad ülistada edasi ja naudin seda. Ehitame 2-3 templit siia, jääme siia ülistama. Tore. Ma nüüd muidugi, te tunnete mind, aga ma ei tunne teid kõike kahjuks. Mõned ma tunnen. Aga kes näevad mind esimest korda? Te olete enam-vähem näinud kuskil. Kuulnud ja nii et siin on igasugused lugusid, mida ma võiks rääkida täna. Aga kõige esmalt ma tunnetan siin üks hea vaimsus, nagu ma ütlen. Ja ma tunnetan, et Jumal teeb inimese terveks siin praegu, sellel momendil. On kedagi siin, kellel on kopsudega olnud häired. Ja see ei ole sama üks lihtne külmetus või nohu, ja see ei ole ka vähk, ära muretse selle üle, aga sul on olnud kopsudes niisugused häired. Ja Jeesuse nimel sind tervendab Jumala vaim praegu. Sa saad terveks praegu, Jeesuse nimel. On ka keegi teine, kellel on, kuidas ma ütlen, kas on õige sõna eesti keeles? Sinuses. Sinusid või? Kus ütled? Sinus. Kui tead, siin on kinnine. Ütle seda. Pusskoobas, ma arvan. Okei. Sul on need probleemid ja sa võitled sellega. Jeesuse nimel praegu sa oled terve. Ja Jumal teeb sind terveks. Tänu Jumala. Ja on ka kedagi teine, kellel on migreen, peavalud olnud. Need sünnivad niimoodi aeg-ajalt, see ei ole kogu aeg, aga vähemalt paar korda kuus. Ja Jeesuse nimel sa oled terve. Ja, mis see teeb sind terveks? Praegu, see moment. Tänu Jumala. Ja on head asjad, mis Jumal teeb. Nüüd, ta teeb meid terveks kogu aeg. See ei ole nagu, sa pead ootama seda momenti praegu. Aga ma tahan teid julgustada, ma tahan teie usku tõsta, kinnitada, julgustada. Mul on tohutu hea meel täna hommikul ka, et mul on kaasas minu abikaasa, kes on minuga vähemalt 56 aastat elanud. Nii et Alta, palun, tõuse püsti, stand up, et siis rahvas teab, et mul abikaasa on olemas. Ta on muidu väga vaikne ja tagasihoidlik, aga ta on tohutu võitud teenija. Nii et kui te meie majasse tuled, siis ta teenib siin nagu kuningas või kuningannat külas olevat. Ja ma olen väga tänulik tema eest. Ja siis mul on ka üks hea kolleeg, keda Lootuse külas praegu ta on mu parem käsi. Ilma temata ma ei oleks saanud palju midagi teha, aga see ei hakanud Lootuse külaga pihta. 56 aastat tagasi oli Tani Roos, tõuse püsti momendiks. Ütleme tere Tanile. Sa näed, et me oleme mõlemad halli juukstega, nii et see juba ütleb midagi ära. Aga ma ütleks Tanile nii palju, ma lihtsalt jagan oma südamed täna hommikul, et need asjad, mida Jumal on pannud mulle, mul on väga konkreetsed asjad, mida ma tahan teiega jagada. Aga Tani oli üks nende noortest 56 aastat tagasi, kui ma esimest korda tulin Eestisse. Ja paljud on mu lugusid juba kuulnud, aga ma kordan neid igal juhul. Need on sündmused mu elus,
mis on väga tähtsad olnud, aga kui ma tõin esimesed piiblid Eestisse, ma olin Kanadas kasvanud üles, muidugi Rootsis sündinud ja siis see suur moment, et ma tulen kodumaale tagasi esimest korda, tead, köögilaua ümber Kanadas kuulsime, tead, Eesti see ja Eesti teine, Eesti kolmas ja sõime, meil oli Eesti kombed kodus, meil oli, tead, jõulukombed olid kõik eestikeelsed ja igasugust toredad asja, kõik Eestiga seotud. Ja muidugi üks asi, mida ma õieti sellel ajal ei saanud aru ja vihkasin, oli see, et me ei tohtinud inglise keelt kodus rääkida. Isa ütles, kodune keel on eesti keel ja asi on valmis. Tead, ükskõik kui palju see läks selle inglise keele peale, ta saatis meid karistuseks puukuuri sületäis puid tooma eesti keeles. Ja te ei tea, kui palju ma olen seal puukuuris kannatanud, istunud puuvirna otsas, kahjuks kirunud, mu isa ei ütelnud, et mees on, tead, vanamees on täitsa, tead, kuskil üle mere elab, muinasjutu maal, tead, see on väga tore kõik, aga miks me peame kannatama? Ja ükskõik, kas vihmas ajas väljas või lund või üks jope selga ja tossud jalga ja puukuuri. Ja asi on valmis. Ja nii, et selle tõttu, aga täna ma olen väga tänulik selle eest. Selle tõttu, et ma võin üldse midagi eesti keeles rääkida. Mul on niisugune, mõni ütleb, et sul on välismaa niisugune väike aktsent. See ei ole välismaa aktsent, see on puukuuri aktsent. Nii et te võite aru saada, miks mul mõned asjad lähevad viltu ja täpselt õieti välja ei tule. Aga kui ma tulin 70. aastal esimest korda Eestisse, meile anti Hollandis 50 eestikeelsed kõvakaantega piibleid, niisugused kõvad, teate, võib-olla näinud need vanad piiblid 50. Ja see hollandlane oli brother Andrew, ütles, et kuule, kui te lähete Eestisse, Jumal kutsub teid, vii need kaasa. Ega ma midagi paremat ei osanud teha, kui võtnud need kaasa. Oma sõbraga läksime Tallinna laeva peale ja seal oli kaks soomlane pastor Veiko Manninen, ta ütles, las ma võtan teist pildi ennem, kui te lahkute, et mõni aasta pärast, kui te olete juba Siberis, siis ma panen pildi kuskile ja palvetan teie eest. Aga me tulime tolli ja muidugi mul oli hirm nahas, sest mu vanemad põgenesid siit 44. aastal ja kõik need lood ja asjad ja nüüd ma tulen esimest korda ja mul on veel kaenlast need 50 piibelt. Me jätsime need laeva, sellepärast et ma ei tahtnud need kohe, tead, ma teadsin, et need ei tohi tuua sisse ja me ööbisime laevas ja ütleme, jätame laeva ja teeme väike proovikäik, vaata, kuidas asi läheb. Ja muidugi see moment, kui me astusime tolle, esimene küsimus, usku või mitte, oli see, et kas teil on piibleid. Mul jäi suu lahti, aga siis ma mõtlesin, et ei ole piibleid, need on laevas, nii ma ütlen, muidugi ütlesin, ei ole. Ja siis me tulime kalda ja siis olid Olevesti ja Metodisti noored, Tani oli nende seas ja nende esimene küsimus oli täpselt samasugune. Kas te tõite piibled? Ja siis ma rääkisin selle loo ära, kuidas see oli ja nad puutumata, nad silmad särasid, rõõmsad nägude, ütles, pole probleem. Me teame, kuidas see asi käib. Oota, seleta mulle siis, kuidas see käib. Ta ütles, väga lihtsalt. Meie palvetame, Jumal teeb imet ja sina mine too need ära. No mis sa teed? Ja muidugi me siis läksime ja panime ühe piibli ühe kaenla alla, teise teine, aga kui palju need ikka paned siia? Sõbral oli piibel ka siin sella peal ja tuul puhus jopet ja piibliformaat oli ta sella peal. Ja ma mõtlesin, et kuidas see asi nüüd niimoodi. Ja aga keegi ei peatanud meid ja me läksime läbi. Ja noored ootasid ja halleluuja, tänu Jumalale, võtsid piibler vastu. Ja siis ütlesid, kas see on kõik? Ma ütlen, ei ole kõik.
aga tooge järgmised ülejäänud. Ma ütlen, et kuule, nüüd te sirutada see kummi päris kõvasti, aga mis sa teed, läksime tagasi ja lõpuks piiriametnikud ütlesid, mis te marssite siin edasi tagasi, jääge laeva või maa peale, aga üks jooksmist ei ole olemas. Aga mitte üks kord nad otsisid meil läbi ja me tõmbasime kõik 50 piiblit tõime kohale ja Jumal tegi oma imet. Ja muidugi Tani oli nende seas, nii et meil on kõva ajalugu. Oleks see lõppenud sellega, ma läksin laeva peale, ütlen ma enam, see on nüüd viimane kord, ma nüüd enam tagasi ei tule. Sellest naljast küllalt ja siis laeva peal, Tallinna laeva peal, Helsingis minemas, siis Jumal ütles, ma tahan, et sa lähed tagasi. Ja kui sina ei aita neid noori, kes aitab neid? Ja mina olin nii palju õppinud oma elus, et alluda Jumalale, olla sõna kuulelik Jumalale. Ja ma otsustasin kohe, siis abiellusin muidugi ja seekord tulime naisega üle Vene piiri, 200 piibelt, pärast seda oli 2000 piibelt ja see ei käinud üks kord, kaks korda. Me Taniga reisime, ta oli mu sisemine mees, ma olin väljaspoolt ja sest ma ei saanud ka oskanud ja käia, aga siis Tanil oli niisugune lihtne laada ja sellega sõitis ringi. Ma ei saanud oma autoga niimoodi sõita ja viisime piibli kohale kuni Armeeniasse välja. Ja ma võin need lugusid rääkida, teab päev otsa siin. Ma õieti kirjutan raamatu elulugu ja te võite seda millalgi lugeda. Aga mis oli tore, et pärast seda kõige rohkem piiblit, mis me ühe korraga üle Vene piiri, sa võid ette kujuta, see oli Vene piir, see ei olnud niisama üks lihtne piir, seal nad otsisid siin 2-3 tundi, neil olid igased traadid, taskulambid, möödulindid ja mind oli ükskord ka röntgeni plaatide vahele pannud. Ja me iga kord 2000 piibelt, see on üks tonn piiblet, tead kui mitu piiblet see on? Need ei ole midagi niisugused väiksed asjad, need olid täis piiblet ja seda tegime 7 aastat ja kõige rohkem, mida me ühe korraga üle piiri viisime, oli 4900 piibelt ühe korraga ühel õhtule. Nii et ja ma olen neid siin Piirita metsas ladunud välja ja igas kohas teinud neid. Nii et Tani oli, aga täna Tani töötab minuga koos, ta on meie ehitusjuht Lootuse külas, kõik need ehitused ja ta teeb seda vabatahtlikult, ta on täisajaline vabatahtlik. Nii et meie elu on väga põnev, edasi on põnev ja on olnud põnev. Mul on üks piibli koht, mis kõlab mu süda. Mul ei ole midagi kõne, mul on üks sõnum ja see sõnum kõlab mu südames. Ööseti, tead tihti ma ärkan üles keset öösid ja profeteerin. Ja Jumal räägib ja unenägusi Jumal näitab ja ma elan väga põnevuses vaimumaailmas. See on Jumala vaim. See ei ole midagi, mina olen saavutanud, ma lihtsalt olen lubanud Jumalat, allunud Jumalale. Hiljuti juhtus midagi väga huvitavat, mul ei olnud plaan seda rääkida, aga ma nägin mõni kuu tagasi, et üks must Nigeeria mees vajas palveta ja siis ma palvetasin tõesti, ta oli haige ja ta sai terveks. Ja ma ärkasin üles ja muidugi hakkasin otsima ühte musta Nigeeria meest. Ma läksin Kanadasse, olin suurel konverentsid ja seal oli üks must mees, ma kohe läksin nende juurde, kas sina oled Nigeeriast? Ja ma otsisin Nigeeria meest. Ja üks ütles, jah, olen Nigeeriast. Ma ütlen, oled sa haige? Ta ütles, ei ole, siis ma ei otsi sind. Ja siin Tallinnas seal fookuskoguduses, seal oli mõned mustad ja siis ma küsin, oled sa Nigeeriast? Ja üks ütles, jah, oled sa haige? Ei ole.
noh, ma siis otsisin seda meest ja lõpuks hakkad mõtlema, kas see niisama oli niisugune unenägu, aga tundsin oma südames, et siin on üks kedagi, keda Jumal on kutsunud. Ja nüüd suvelaagris meil umbes 6 aega tagasi me palvetasime inimeste eest ja ma mõtlesin, et võib-olla mul tuleks seda rääkida välja, aga mis siis tead, mis ma ikka räägin seda. Aga võtsin julgust kätte, kas siin on kedagi Nigeeria mees, kes vajab eespalvet, sest et ma nägin unes sind ja Jumal tahab sind terveks teha. Ja plaksti oli mu kõrval üks must mees Nigeeriast ja ta oli oma õla vigastanud ja tal oli kuidas sideme oli tal ja ma ütlesin nähtavasti, ma näen, et sa oled haige, et ma palvetan su eest, sa saad terveks. Panin käete peale, siis ütlesin kohe, kas sa nüüd saad midagi teha, mida sa varem ei ole teinud. Ta võttis sideme maha ja käsi läks üles, et ma ei ole seda kaua aega saanud teha ja käsi oli ja ma läitsin oma Nigeeria mehe üles ja ta sai terveks. Jah, nii. Nüüd, miks ma nimetan neid asju ja neid asju on palju, et laul 139, piibel ütleb ja salm 13 või 16, su silmad nägid mind, mõtle sa, sinu silmad. See on tore näha asju Jumala silmist. Aga sinu silmad nägid mind juba mu eos ja su raamatusse. Jumalal on üks raamat ja see raamat on kirjutatud sinu kohta. Aga vaata, mis ta ütleb. Kirjutatud kõik päevad, mis olid määratud, ehk küll üks ainuski neist ei olnud olemas. Nii et ma kirjutan oma ajalugu, aga Jumalal oli juba üks raamat kirjutatud minu kohta, ennem kui keegi tundis mind, ennem kui ma olin sündinud. Samamoodi sinu kohta on Jumal kirjutanud, mõtle selle peale, see on päris tõsine mõte, tema on kirjutanud raamatus sinu kohta, mis enne kui sa oli sündinud. Õieti ma olen täna 28 899 päeva vana. Nüüd arvestage, kui palju see on. See tähendab, et ma olen 301 päeva ennem, kui ma olen 80. Nüüd te tulete lähedale sellele. Aga iga päev on Jumala raamatus, see päev on kirjutatud. Üks päeva ei ole varem olnud, mis siin on praegu. Sinu elus või minu elus. Mitte ei ole, iialgi. Ja üks päeva ei tule ka veel kord, mis täna on olemas. Ja kui sa mõtled, et see on midagi tavaline, mõtle selle peale, et nüüd mõtle pisut, et maailmas on 8,8 miljard inimest ja mitte üks nende inimeste päev on nagu sinu päev, on sinu päev nagu nende päev. Ja see muutub iga päev. Homme samamoodi, üks päeva sa ei ole elanud elus, kui sa homme. Vaata, kui põnev elu on. Tead, miks teeb selle asja nii põnevaks, et tema on kõik need kirja pannud juba. Nii et kui ma tõusen hommiku püsti, siis ma tänan sind, Jumal, et sa oled valmistanud selle päeva minu jaoks ja see on minu päev. Terves maailmas ei ole kedagi või kellel samasugune päev kui minu päev. Nüüd ma astun uksest välja ja ütlen maailmale, et vau, maailm, see on minu päev ja siin ma tulen. Mina olin, kui ma Kanadas kasvasin üles, ma andsin oma elu issandale, kui ma olin 8-aastane, 9-aastased, ma sain püha vaimuga ristitud, rääkisin võõrte keeles ja ma olen nüüd juba 70 aastat rääkinud võõrte keeles. Nii et see on väga tavaline asi mulle ja väga üles ehitav ja täpselt nagu piibel räägib. Ja muidugi, kui ma palvetain lautas, seal oli loomad, lehmad, ma lüpsin lehma. Ma ei tea, kas keegi on siin, kes oskab nii hästi lehma lüpstada, nagu mina teen seda asja.
mul käib see nagu, me panime niisuguse vahukoore peale ämbrile. Muidugi linnainimesed ei tea, mis see tähendab, aga kui sa oled maad, siis sa tead. Aga igal juhul siis ma palvetasin seal ja kui ma olin 13 aasta vana, tundsin nagu Jumal astus lauta ja ütles, et mina tahan, et sina oled minu kuulutaja eluaeg. Ja mina poisikele, 13 aasta vana, mõtle, kargesin lauda uksest välja, et vau, ja panin uksest välja ja jooksin ümber lauda mitu korda, hõiskades nagu hull mees. Ma olin laps ja ütlen, et maailm, siin ma tulen. Muidugi vanemad saatsid mind kooli tagasi. Aga see, mis toimus, muidugi, ma ei tea, kus hakata pihta, ma panin piibli jahukasti peale ja siis kuulutasin lehmadele ometi. Ja keegi ütles, mis need lehmad siis andsid paremat piim. Mul pole aimu, aga ma tean, mis juhtus selle poisi südames kõik need ajad. Sest ma hakkasin sealt pihta. Tead, mõnikord me ootame midagi suurt, võimast. Hakkas sealt pihta, kus sa oled. Ükskõik, kas sa loomalautas lehmadele kuulutama, hakkas sealt pihta. See oleks hea kohta hakata pihta. Iga jutlustaja peaks loomalautas hakkama pihta lehmadega. Ja muidugi te olete palju põnevad kui lehmad. Aga siis ta ütles, sest me oleme Efeesose 2:10, ütleme niimoodi, sest me oleme tema teos. Sa ei kuulu endale, sa oled, me teame seda, me otsime eestlased ja eriti Kanadas ja Ameerika, iga inimene otsib oma õigust. Me ei põlegi õigust midagi, sest me kuulume Kristusele. Me oleme tema omad. Ja sest me oleme tema teos, Kristuses Jeesus loodud. Nüüd milleks sa oled loodud? Sa oled loodud heade tegemiseks. Heade tegude tegemiseks. Nii nagu, kuule seda, see ei ole ainult, et sa lähed midagi head tegema. Nii nagu Jumal on juba enne meile seadnud. Kes seab need head tegevused? Ja mul on nii kahju, et me nagu oleme kuidagi hakanud nagu oma asja tegema tihti. Aga siin tähendab, mida ta on enne meile seadnud, et me teeksime seda, või inglise keeles, et me käiksime seda rada. Et me käiksime nende asjade sees, mis Jumal on ette valmistanud meile. Ja ma võin julgest ütelda, et see, et ma aastat vedasin piibleid ja tegin kõik, ma võin neid lugusid rääkida, aga see ei olnud minu tahe. Kas sa mõtled, et ma tahtsin tagasi minna? Ei, ma ei tahtnud kuskile teada. Mille üle Vene piiri 2000 piiblega, vaata, kui mõnus see on. Ja ma iga kord ütlen, viimane kord. Aga see kutse oli seal. Teate, tuksus mu südames. Ja see, me lihtsalt astume nende asjade sisse, mida Jumal on ette valmistanud, ette seadnud, et me käiksime nende sees. Et üldse Lootuse küla on olemas, see ei ole iialgi minu idee olnud. Ma ei ole iialgi tulnud ja kui ma olen oma inimestele rääkinud, et mul on väga kahju selle rääkida, aga mul ei ole midagi kaastunnet teiega. Teie vastu, see alkohoolik oli ometi see kõige sõbraliku küla inimene, ta ei olegi, vähi, tere, tead. Kui teised eestlased käisid niimoodi mööda, niisama joodik oli alati, tead, sõbralik ja lapsed. Aga see narkoman oli üks niisugune imelik tont, kuskil seal Lasnamäe majade vahel kuskil ja teda ma ei tahtnud kohata. Kui ma oleks kohtanud temaga, ma ei oleks tahtnud, ma ei teadnud, mis hakata pihta selle imeliku inimesega. Ma ei saanud aru, miks ta võtab narkootikut, ma ei ole iialgi olnud sõltuvuses, nii et ma ei saanud sellest üldse aru. Aga miks on Lootuse küla täna? Sest et Jumal ütles, sa ei ole veel
puutunud Eestimaad, ennem kui sa oled jõudnud välja nendeni, kes on kõige suuremas pimeduses ja hädas. Ja muidugi see müstika mul oli, kes need on siis. Me olime siin Rummu vanglas, me ristime ühe päevaga Rummu vanglas 70. Ma mõtlen, see on päris hästi, tead. Nüüd Jumal ütleb, sa ei ole üldse puutunud Eestimaad, ennem kui sa oled jõudnud nendele välja, kes on kõige suuremas hädas ja pimeduses. Me võime teha, mis me tahame ja palju head teha, aga see on, mida Jumal on kirjutanud oma raamatusse sinu kohta. Kas see on, mida ta on määranud? Kas need on need asjad, mida tema on enne meile seadnud, et me käiksime nende teedes? Ja ma olin nagu Abraham, hakkan Lootuse küla rajama sõrtlastele ja mul pole tuhkugi aimu, et kuidas neid aidata, mida teha. Ja siis mul poeg oli see, kes oli kõvapidutseja. Ta ei tahtnud midagi Jumalast kuulda ja lõpuks ta kasvatas narkootikut ja ma ei oska midagi teha temaga. Liiga vana juba, et keretäie on ta, see oleks nagu nii aitab midagi, aga lihtsalt väga raske. Ja Jumal ütleb, võta ta kaasa endaga, kui sa lähed kuskil reisima, ma ütlesin ta kaasa, ole ta sõber, ma kuidagi saime väga hästi hakkama ja olime ta sõber ja pärast teenistus üks päev, ta ei tahtnud ka teenistuses olla ja ma ütlen, sa võib vabalt käia jalutamas see aeg, kui ma kõnelen, aga siis ta ütles mulle niimoodi äkitselt ootamata, isa, iga inimene saab oma elu ära rikkuda, nagu mina rikun seda, vähed saavad seda teha, mida sina teed. Ma pigem teeks, mida sina teed. Ja see oli niisugune püha moment, ma ütlen, nüüd hoia suu kinni, võidu sa rikud kõik ära. Ja me tõmbasime auto tee äärde ja seal see poeg pühendas oma elu Issandale. Ja läks õppima ja siis ta läks õppima seda, millega tema oli seotud. Ja siis peale seda ta tuli, õpetas oma isale, kes oli kirikujuht, kes see narkomaan on ja kes see alkohoolik on ja kuidas neid armastada ja kuidas neid aidata. Ja sellest on Lootuse küla. Ja kui mõni aasta tagasi ma sain Punase Risti ordeni president Ilvesse käest, siis ta tervitas, ta tänas, ta andis selle ordeni, väga kena, ilus, kõik kaunis ja vägev audience oli seal, aga äkitselt ma kuulsin jälle Jumala häält, ootamata. Ja Jumal ütles, täna sa oled puutunud Eestimaad. Ja ma niisugune tunne oli küll, et halleluuja. Ma otseselt tegin seda rohkem südames, mitte niimoodi. Aga täna muidugi me oleme puutunud iga osa meie ühiskonnast, kohtunikud, politseinikud, sotsiaaltöötajad, riigiülemused. Me oleme puutunud Eestimaad väga eri viisid, see on üks suur vajadus, see on üks suur häda, see valutab, see on see koht, mis Eestimaa valutab väga selles ja sellepärast täna Lootuse küla on, mida ta on, sest Jumal oli need ette määranud. Ja mul on tihti kahju, et tead, ma lugesin Luuka 8, kus siis Jeesus oli merel või kui tead, hakkas suur meretorm tuli ja nad hakkasid hüüdma, õpetaja, me hukkume. Nüüd Jeesus oleks võinud tõusta püsti, et tublid, et te loodate mu peale. Tore, siin ma olen teile abiks, tänu Jumala, siin ma olen. Aga tead, mis Jeesus tegi? Ta sõitles neid. Ime. Aga mille üle? Ja siis ta ütles neile, kus on teie usk? Kus on teie usk? Ja kui me käime nendes sees, mida ta on enne meile seadnud ja teeksime seda,
siis meil ei ole midagi karta. Ja kas ei piisa, kas sellest ei ole küllalt, et ta on meie seas? Tead, nad oleks pidanud hoopis midagi, nagu, see oli väga ilus laul, mida te laulsite. Ma kirjutasin mõned sõna. Keda peaksin kartma? Keda peaksin kartma, kui sina minuga? Nad oleks pidanud ütlema, oi, Jeesus, sa oled meiega, meil ei ole midagi karta. Aga tead, mis nad kartsid? Me hukkume! Mis sõnad need olid? Kas need läksid selle lauluga koos? Ei lähe. Ei läinud. Keda peaksin kartma, kui sina minuga? Miks lootus kaotama? Kindel on mu süda. Ja tead, anna andeks. Ma pisut aeg-ajalt tüdin ka. Mul on siin narkomanid ja alkohoolikud ja nad ei tea tuhkagi Jumalast. Ja sa hakkad nendele rääkima, tead, seal on üle 700 on seal Laitse metsas ristitud. 1500 on selle programmis läbi käinud, kes on Jumalat vastu võtnud. Ja mõnikord nad võtavad seda nii lihtsalt, tead. Nad ei tea mitte midagi teist. Nad pole elus kirikus käinud. Kui sa ütled, et avame Johannese evangeeliumi, nad hakkavad seda otsima indeksist. Sest nad ei pole tuhkagi aimu, kus see Johannese evangeelium peaks olema. Aga need inimesed täna on saanud päästetud ja on terveks saanud ja see on mitte ainult need, aga nende pered. Ja niimoodi. Aga siis ma tulen usklikute sekka ja tead, ma kuulen seda väga tihti. Me hukkume! Appi! Mis me nüüd teeme? Sõda on lahti, tead, maailm kõigub ja kristlased, tead, on suures hädas. Me peaksime seda laulma koos vendade, keda peaksin kartma, kui sa minuga. Mitte õpetaja, me hukkume, õpetaja, me oleme turvalised sinus, me oleme kindlad sinus. Ja tead, ma ei tea, kuidas ma ei ole sinu varem kohtanud, aga kuidas su nimi on? Andrus, mul tuli üks Jumala sõna sulle, et väga läheduses tulevad sulle mõned väga kõvad väljakutsed. Need on juba kerkimas praegu ja sul on need väljakutsed ja otsused teha. Ja see paneb sind pisut kartma, aga siis võta selle kitarri välja ja laula seda laulu ja tead, kus sinu audients on sellel ajal. Üks paar kõvad kuratit vaatavad sind näkku ja sa laula nendele seda laulu. Julgesti, ära karda seda teha. Ja see toimub, vaata. Aga siis tee seda, ükskõik, kas sa oled maja taga või puukuuris või ükskõik kus, võta kitarri välja ja laula seda laulu nendele. Nad vajavad kuulda seda, okei? Amen. Mul oli see sarnane lugu, kui ma läksin Lootse küla rajama. Mul muidugi, siin ma lähen. Olen valmis, Jumal, ma lähen valmis. Ja see on, kui see hobune lõi mul kaabjaga vastu näkku. Ja ma olin suremas. Tead, huvitav asi, me kardame surma tihti. Ega me ei tea. Aga see päev ma surin. Ja see oli aasta 2000, aprill 12. Ja siis see hobune lõi mul kaabjaga siia vastu näkku ja ma nägin üks suur sinine välk. Ja ma mõtlesin väga selgesti, väga huvitav, et ma täna surin. Vau, mõtle, ma täna surin. Aga nii suur rahu täitas mu südamet. See oli nagu, nüüd ma tulen, taevas ma tulen. Tead, mitte midagi teist. Ja kui äkitselt kuulsin, et mu poeg hüüdes, vanem poeg hüüdes, et isa, su silm, ja kui ma tõusin ennast istuma, see silm rippus siin alla. Ja ma
panin käe selle silma alla, tõmbasin seda vastu pead, tõusin püsti, jalutasin auto poole, aga mida ma ei teadnud ka, et mu pealuu oli pragunenud, mu aju jooksus verd, ma olin suremas. Aga hea uudis on, siin ma olen, ma nähtavasti ei surnud. Aga siis, kui ma olin haiglas, ma palusin arstil ütelda, et ära lõika selle silma välja ennem, kui sa oled kindel, sest ma usun imedasse. Ja siis muidugi see ime ei toimunud ja see on protees silm täna ja täna nad pani suure plaadi sinna, nii ma olen kõik kruvitud kokku siin ja täna ma ei tunne oma poolt nägu niimoodi siin, ma ei tunne seda, see on kõik toim. Aga ma ei räägi selle, et te võiksite tunda kahju mu eest, ma räägin selle tõttu, et ma siis palusin, muidugi ma tundsin kahju selle momendi, et jumal, ma läksin midagi tegema, vägevad, lootuse küla rajama ja siin ma olen, siin ilma silmata ja toim peas. Ja ma jäin magama ja kui ma jäin magama, siis ma nägin und, kus keegi tuli mu juurde ja andis mulle üks neetud laps ja ütleb, tee selle lapse terveks. Ma võtsin selle lapse endale sülle ja tead, mis see väike laps tegi? Ta virutas mulle oma jalaga vastu silma, täpselt nagu hobune, sinine välk lõi, aga ma palvetasin, laps sai vabaks, see on unenäos, laps sai vabaks ja ma ärkasin ülesse. Ja ma mõtlen, oi jumal, mis see oli? Ja Jumal ütles mulle väga selgesti, seal lamades seal, Jumal ütles, see, mis juhtus sinuga, ei olnud avarii. Aga saatan tahtis sind maha lüüa. Päev enne, kui ma läksin Lootuse küla sinna nurgakivi otsima maamöötjatele. Päev enne. Põrgu läks lahti, saatanid tulid oma väedega mu vastu. Ja Jumal ütles, see ei olnud üks avarii. Saatan tahtis sind maha lüüa, aga mina panin oma käe vahele. Nüüd, ma olen päris mõistlik inimene, peaaegu töötab ja ma mõtlesin, aga Jumal, miks sa ei oleks võinud oma käe vahele panema pisut varem? Oleks mind säästnud kõiges. Kas ei ole palju meie elu? Jumal, sa oleks võinud seda nii teha või naa teha. Aga kas sellest ei piisa? Kui Jumal ütleb, et ma panen oma käe vahele ja ta ütleb, minu arm sellest piisab ja oma nõrkuses sa saad tugevaks. Ja ma kargasin sealt haiglas välja, see keskhaiglas, peatasin ukse juures, et saatanaga mul ei ole palju tegemist, ma ei usu teda nägunii, aga ma peatasin ja ütlen, kuule saatan, mul on väike lugu rääkida sinuga. Tead, mis? Mina olen elus. Nüüd sina hoia alt. Keskhaigla ukse ees. Ja ma usun, et saatan selle momendil lidus varvast ja ta kardab mind tänapäevane. Sest vähi on elus. Ja ma ei tea, mis me kardame. Õpetaja, me hukkame. See jama kõrval ütled, Jeesus on meie ka. Mida mul on karta? Kui 1000 teemenid tulevad mu vastu, ma ei karda neid ka, sest suurem on tema, kes on minu sees, kui see, kes on maailmas. Ja ma tahan teid julgustada sellega. See on nii vägev. Aga tänu olgu Jumalale, kes meile võidu annab, kes annab meile võidu? Kas see oleneb sinust? Ei, kes annab meile võidu, annab meile issanda Jeesuse Kristuse läbi. Tema läbi. Ütleme koos, tema läbi. Ja tead, mis peab väga palju, isegi meie kristlik maailmas. Las ma julgustan teid. Aga peab muutma, on meie mõtlemise viis. Sellest ma pisut tundin. Me ikka kuidagi viisi kui kristlased
ka kerjame kogu aeg Jumala käest midagi. Anna, tee, palun anna, tee, palun tee. Ja õieti, vaata mida ta ütleb 2. Peetruse 1:3. Kuulge sõna nüüd. Tema jumalik vägi on meile kinkinud ja mul on üks lemmiksõna kõik. Ütle kõik. Nüüd, kui palju on kõik? Kõik on kõik. Kas sa saad midagi lisada kõigile? Ei. Kas sa saad midagi ära võtta, kui sul on kõik? Nii et võtke selle kleepige see kuskile peegli peale, jääkapi peale või seina peale, kirjutage see salm, et tema jumalik vägi, mitte sinu tegevus, mitte sinu tarkus, mitte sinu annekus, on meile kinkinud kõik, ütleme koos, kõik, kui palju kõik on? Kõik on kõik, mis vajalik eluks ja vagaduseks. Ja kuidas see tuleb? Tema tundmise kaudu, kes meid on kutsunud. Mis tema juba enne meile seadnud, et me käiksime nendes, kes meid on kutsunud oma enese kirkuse ja väärikusega. Ja kui kaugel see on sinust ja minust? Vaata, roomlastele ütleb niimoodi, mida sõna ütleb. Sõna on mu lähedal. See on su lähedal. Ja kui tihti meie kristlased, palume ikka nagu Jumal on kuskil seal taeva, kirikutornis, püha altari taga kuskil. Me palvetame nagu ta oleks kuskil puuladval, pilve taga. Aga mis ta ütleb? Ta ütleb hoopis meile, et see sõna on sul lähedal sinu suus ja sinu südames. Nüüd, kallis vend, kuidas su nimi oli? Joosep. Kui kaugel on su süda ja su suu? Päris lähedal. Umbes mitu senti on seal? 35 senti võib olla. Mõtle. Aga tihti me otsime seda kuskilt kirikutornist. Aga see on sinus. See on, mida sa räägid välja, mida sa usud, mida sa kuulutad. Nüüd ma ei räägi niisama, et sa tühja asja ajad ja tead, räägid välja ja asjad toimuvad. Aga kui sa kuuled seda, mis on tema seadnud, see rada, mida tema on valmistanud sinu jaoks, see, mida Jumal on sinu jaoks määranud, kui sa kuuled seda ja paned seda tähele ja seda hakkad uskuma ja kuulutama välja, siis asjad toimuvad. Aga mis me pigem teeme? Me oleme rohkem nagu need 4. Moosese raamatu, need maakuulajad, kes Mooses saatis välja. Mida nad kuulutasid? Me ei või minna selle rahva vastu, sest ta on meist vägevam. Me nägime seal hiiglasi, Anaki poega, hiiglase soost. Me olime iseendise silmes nägu rohutirtsud ja tead, me vaene väike mina, väikesti pelgas siin maa peal, kui Jumal, sul on midagi aega, siis vaata ka minu peale. Tead, me näeme ennast nagu väiksed rohutirtsud, viletsad, kuidagi saaks hakkama, kuidagi saaks Jumala tähelepanu saada ja niimoodi need asjad ei toimu. Aga mis oli Kaaleb? Kaaleb mingem siiski sina ja vallutagem seda, sest me suudame selle alistada. Me suudame selle teha. Mida sa räägid enda kohta? Mida sa räägid olukorra kohta? Ja ma kuulen mõned palved isegi. Mõned palved tunnistavad meie viletsust ja meie hädaolu ja me hukkame, paneme inimesed palvetama, sest me hukkame. Aga ma ei kuule seda, mis vennad laulsid täna.
see sõna, mis läheb ja lähme ja võtame see maa endale. Me kuidagi palvetame neid tühja palveid. Anna andeks. Me palume, Jeesus, täna ma lähen reisule, ole hea ja tule mu kaasa. Kus sa mõtled, et ta on siis? Tule minuga kaasa. Istu ka autosse. Sest mul on siin vaja. Tead, mis Piibel ütleb? Johannese 14:20. Sel päeval te tunnete ära. Seal on, kus me mõtleme, see viis peab muutuma. Me tunnen, et mina olen oma isas ja teie minus ja mina teis. Tead, kus see paneb? See on puht tavaline matemaatik. Kui tema ütles niimoodi, see päev te tunnete, et mina olen oma isas, mina olen tema ja teie minus ja mina teis. Kus see paneb meid? Keset Jumalat. Meil on püha vaimu tempel, nii et hommiku, kui sa istud oma autosse ja ära on üks ilusat religioosset palve palud, kallis Jeesus, ja me vajame sind täna. Ta on andnud meile kõik. Ma pigem ütleme, et tänu Jumale, halleluuja, maailm, siin ma tulen. Sest ta on andnud mulle kõik. Ta on andnud mulle kõik on kõik. Jah, kõik, mida ma vajan eluks ja vagaduseks. Ta on andnud meile kõik. Ja nüüd tema on minus. Ja kui mina tõusen püsti hommiku, tema tõuseb minuga koos. Ta läheb minuga, nii et mu palve on, ma tänan Jumal, et täna me lähme koos. Jah. Muidu see on jälle see vana testamendi mõtle, ta on kuskil püha templis, me oleme siin, tema on seal ja me kuidagi pingutame saada tema tähelepanu. Tema pingutab meie tähelepanu saada. Et kuule, juhu, siin ma olen, kus sina oled oma mõttedega. Ma suudan kõik, jälle, kõik, kui palju on kõik on kõik. Ma suudan kõik tema läbi. Kes teeb mind vägevaks? Kes teeb mind vägevaks? Tema teeb mind vägevaks. Sellepärast need imed toimuvad. Ma võiksin mitu ime teile rääkida ja võib-olla üks oli väga, muidugi neil on palju, aga kui me läksime Kanadasse, ma tahtsin siis, Jumal ütles, et ma tahan, et te rajate siia Lootse küla. Tead, kui Jumal räägib, tead, see esimene asi, mis hakkab vaidlema, on mitte saatan, aga sinu oma mõistus. See on su kõige suurem vaenlane, see, mis on siin kahe kõrva vahel. Ja mina ütlesin Jumalaga, see võtab palju tööd, see võtab palju tegevust, see võtab palju ressurssi. Ja Jumal ütles, mul on kõik valmis sinu jaoks. Kõik on valmistanud. Sa pead lihtsalt korjama selle kokku. Ma mõtlen, mis asja ma korjan kokku. Ta ütles, siis võta, ma tahan, et sa võtad 100 hektarit maad. 100 hektarit maad. Ja ma tahan, et kus jõgi käiks sealt läbi. Aga ma ei taha, et sa maksad rohkem kui $1 selle eest. Kas see on väga mõistlik? Mis su aju hakkab kohe tööle, et kas see on võimatu? Aga kõik on võimalik nendele, kes usuvad. Nii et mina olen niisugune väga lihtne, kes lihtsalt usun ja hakkan pihta sellega, mis on. Rääkisin seda lugu paar meie juhatusele ja nad naesid mind ka aga ma läksin edasi ja läksin vana mehe juurde, kes mitte küsima midagi, sest ta oli 80 aasta vana ja ta on niisugune kitsi, ta ei anna, ma ei oota midagi tema käest. Läksin külasse, ma tundsin teda ja ta küsis mu käest, et mida te otsite, mida te teete. Ma ei tahtnud talle üldse rääkida, aga ma ütlen, me otsime maad, ta ütles, mul on palju maad. Ma ütlen, et ma tean küll ja sa tahad palju raha selle eest, kindlasti. Et ma ei ole huvitatud. Aga Jumal ütleb, võt. Las ta näitab sulle. Ta ütleb, tulge mulle järele. Ta sõitis oma pick-upi ja tead, kus ta sõitis? Jõe äärde. Ja siis ma vaatan oma poja peale, ta vaatas mu peale, ma ütlen, kuule, kas see võib-olla on see asi? Ja ta ütles niimoodi, et pakume talle $1 siis, teame asja ära.
läksime suppi sööma ja siis ma ütlen, Byron, kuule, kas see tuleb üldse kõne alla? Kas sul on 100 hektarit maad? Ta ütles, et jah, kindlasti on 100 hektarit. Ma ütlen, kas sul tuleks üldse kõne alla, et sul oleks 100 hektarit maad ja me tahaksime selle enda saada, aga me pakume sulle $1 selle eest. Ja tead, mis vanamees tegi? Ütles, täpselt, see on teie oma. Ja me mõtleme, kas ta üldse saab asjast aru. Ja sai küll aru. Ta ütles, et kui mina läksin jõe äärde ja istuin oma pick-upis ja te läksite sinna midagi arutama oma pojaga, Jumal rääkis mulle ja ütles, et see, mida need poisid küsivad täna, ole valmis seda andma. Ja ma olen ootanud, et te küsiks mu käes midagi. Ja me maamöötja läks möötas maa ära täpselt 100 hektarit, mõlemad pood jõgi ja vanamees siis andsime talle paberitollari, nagu neid enam ei ole, need on mündid täna, aga panime raami sisse, ta võttis selle enda kätte, kiigutas oma kiigutoolis, ütles, oi, pisarad jooksid, ütles, tänu Jumalale. Kõik see maa, mis siin on olemas, sina valisid minu maad. Aitäh. Ja me rajasime sinna Lootse küla. Ja muidugi ma võiks nüüd lugus rääkida, ma kuskil jään. Aga ma tahan teie usku kinnitada, julgustada. Need on minu lood praegu. Mida Jumal, aga igaühel on üks määratud lugu. Ära rääki seda, mis sul ei ole olemas, rääki seda, mida tema räägib hoopis. Võtas, sellepärast tuleb, pane selle piibel pähe. Meil narkomanid ja alkohoolikud, meil on, tead, mis meil on? Meil on piiblitunni test. Me õpetame neile piiblisalme, et nad kuidagi saaks oma aju jälle tööle, sellepärast nad mõned on täitsa läbi põlenud. Ja et nende aju hakkaks tööle, aga mis paremal viisid seda teha, kui piiblisalmida. Nii et meil on terve kari neid, kes ei ole piiblit omanud varem, õpivad piiblisalmi pähe. Ja nad teevad seda väga edukalt. Tead mis, et nende mõtteviis kuidagi saada muudatud. Ja võib-olla meil tuleks seda koguduses teha. Aga siis muidugi pärast seda ma käisin Kuubas ja Kuubas oli ka samamoodi. Nad tahtsid sinna Lootse küla, ma ütlen, et tore rääkida, see on kommunistlik maa. Ja siis aga meil oli üks äriinimese, keda ma ei ole iiagi kohtanud varem, ütleb, kuule, osta nendele talu, neil on toitu vaja, nad maksavad €1 muna eest, €1 muna eest ja nende keskmine palk on umbes €35. Nii et sa saad oma 25-30 muna kätte ja see on valmis, su kuupalk. Aga mul oli midagi teine mõte, et võib-olla me saaksime Lootse küla rajada sinna. Ma võtsin ja läksin seda rajama ja jurist ütles, et see on võimatu vähi, sa ei saa seda teha siin, sellepärast, et kõik need maad on kommunistlik riigi omad. Aga kui sa leiad endale ühe vanaema, kes omad maad enne revolutsiooni, abiellu temaga, siis sa saad endale maad. Mul on üks tore vanaema olemas juba, nii et aga täna ma lihtsalt ütlen niimoodi, et Jumala imeda, meil on üks põranda alune. Ära ütle, et on võimatu, seal on võimatu, ei ole. Aga meil on üks põranda alune Lootse küla Kuubas täna, praegu, toimub praegu. Ja siis muidugi ma tulin tagasi Kanadast ja oli keset preerid. Ma räägin teile lugusid. Üks piiblikool. Ja seal piiblikool oli seal on 12 maja, suured sööklad, auditooriumid, klassiruumid ja nad majutasid umbes 143 voodikohta oli seal piiblikoolis. Nad panid kinni, lõpetasid tegevuse, läksid pealinna. Ja muidugi tahtsid seda mitu 100 000 müüa ja siis küsisid meie käest, mu poeg käis piiblikoolis ja huvitas selle koha nimi on Eston. Ja tead, mis nad nimetavad inimesed, kes elavad Estonis? Estonians. Ja midagi on, tead.
ja siis, mis juhtus, seal oli niimoodi, et muidugi häbi oma sõpradele pakkuda $1 niisuguse koha eest, aga poeg ütles mulle, paneme kirja, saadame kirja ja vaata, mis juhtub. Ja me saatsime kirja, mul oli vähe piinlik seda teha, vendade kätte saata selle piiblikooli campussi ees, terve campus $1, nad naeravad meid välja, me saime kirja tagasi, see on teie oma. Nii et saime campussi, mitte ainult 100 hektarit maada, terve campussi saime $1 eest. Nüüd las ma nüüd lõpetan sellega, sest muidu te mõtlete, need on head lood, need on toimunud aasta tagasi, aga homme, praegu, need asjad toimuvad minu elus kogu aeg. Tead miks? Ma olen lihtsalt küllalt lihtne uskuda. Mitte midagi rohkem. Ma ei ole nii võimad, ma ei ole nii tark, mu eesti keel ei ole kõige parem, aga ma usun Jumalata. Ja käin ja olen sõna kuules. See sõna kuulmine on see raskem osa. See on see kõige raskem osa. Aga homme Taniga me sõidame 1000 kilomeetrit homme, see on nüüd homme, Põhja polaari joonele. Seda, mis asja sa Põhja polaari joonel otsid, kus Soome ja Rootsi käivad kokku. Meil on juba üks teine keskus ka Soomes. Ja need, kes juhivad neid keskus, Arvi oli Soome kuritegevuses, nüüd ta juhib seda keskus seal. Kanadas on need poisid, kes juhivad seda, 2 venda, olid mõlemad narkomanid, hullumeelsed, ajasin ema hulluks. Ema ei lubanud neil majas magada, ütles, kui te tahate siin majas elada, siis elage garaažis, ma ei osanud teida. 2 poisse. Üks tuli Lootse külla, sai päästetud. Ema ütles, et ole nüüd sina ka teise pojale, et mine ka Lootse külla. Ta ütles, et ja ma lähen, aga minust Kristjana ei saa nagu Alex. See on kindel. Ta oli 7 nädalat Lootse külas, tema sai päästetud. Nii et üks vend ristis teist ja siis mõlemad koos ristisid oma ema. Vägev, ja nemad juhivad seda tööd seal. Nüüd, tagasi selle jutu, mis me homme lähme tegema, on, et ma ajasin seda lugu, rääkisin seda nõustakus. Ja üks rootslane oli seal ja siis ta saatis mulle tekst, sul on Kuubas, aga ma pakun sulle ühe 3-kordne koolimaja, 60 meetrit pikka, seal on lift sees, seal on võimlas sees, seal on kõik, ja ma pakun sulle $1 ees selle. Ma mõtlen, hea lugu, tead, ma siis, tead, ma mõtlen, et see on meil nali, ta tegi niisama, aga mees on tõsine ja täna me saame kokku, paneme asjad valmis ja ma lähen seda asja vaatama. Ma olen juba aastaid, meie tegevus on nii palju olnud, ma ei ole jõudnud sinna, aga ma olen juba istunud selle peale üks aasta. Nii, see on jälle $1 jutta. Ja annan teile teada, kuidas see asi läheb. Aga miks ma räägin üldse neid lugusid? Ma suudan kõik tema läbi, kes teeb mind vägevaks. Ja lõpuks Paulus oli nii nagu kuidagi sisse võetud selle asjaga ja lõpuks Galaatia 2:20. Nüüd ei elab mina, vaid Kristus elab minus. Ja muidugi keegi näpistas teda ja ta ikka leidis, et ta on ihus. Ütles, ja mida ma elan ihus, seda ma elan usus. Ja see on see usk. Usk, mitte see, mida ma näen. Sa võid seda küll näpitseda ja ma tunnen valu ja ühte ja teist. Aga mõnikord mul on küll niisugune tunne, et see ei ole enam mina, kes elan. Aga Kristus elab minus. Ma olen nii võetud kokku temaga, ma olen nii seotud temaga, tema elu on minus ja minu elu, ja sa mõtled, mis püha mees sa oled. Ei, ma olen väga lihtne inimene nagu sina, aga ma olen õppinud üks väga kindel asi. See, mis on lihas sündinud, on liha. Ja see jääb lihaks. Mõni proovib ka liha ka vaimseks teha, hääl läheb ka peeneks, aga kallis Jumal, tead niimoodi, hakkavad niimoodi palvetama, et kuidagi olla püham oma lihas, aga su liha kahjuks ei saa pühaks. Sind matatakse täpselt nagu külajoodik
Samamoodi. Aga kes ma olen sündinud temast? Ma olen Jumala poeg, ma olen Jumala laps. Ja 1000 teemonit põrgus või maa peal ei saa seda muuta. Siin on üks olukord, mis võiks seda muuta, sest ma tean, kes ma olen. Ja ma ei karda ja ma ei pea Jumalat kuskil taevast alla kutsuma. Ta elab minus. Mina olen temas. Koos me lähme ja see on, mida Jumal tahab sinu elus teha. Meie elus kõike. Tõstan püsti momendiks, ma tahan palvetada. Muidu ma jään siia rääkima, sest elu on põnev, asju on väga huvitav. Asjad toimuvad, asjad juhtuvad. Ma lihtsalt nimetan, mul on see raamat ka kaasas, võib-olla Tani, sa saad seda kuskile sinna laua peale panna pärast. See on läkitatud, see ei ole midagi imeasi, see on väga hea tõde. Nõnda nagu isa on läkitanud mind. Mina läkitan teid. Nõnda. Kui see sõna nõnda ei oleks seal, siis oleks isa läkitas mind, nüüd ma läkitan teid. Aga nõnda. Sama viisi. Ja kui sa tahad teada, kuidas sa oled läkitanud, siis vaata, kuidas Jeesus oli läkitatud. Sest see asi läheb paralleelselt. Nõnda nagu isa on läkitanud mind 42 korda Johannese evangeeliumis. See ei ole juhuslik. Jeesus tõendas oma tegevust sellega, et ta oli läkitatud. Ta oli saadetud. Ja mis meie teeme? Me saadame Jumalat. Kuskil see asi on täitsa operkuute läinud, tagurpidi läinud. Jumal tee seda, Jumal tee teist, Jumal me ootame seda ja kuule oma palved. Aina kamandame Jumalat, aga mitte üks kord Jeesus kamandas isat. Ta allus isale. Ja tead, mis see nõuab? See nõuab, et sa kuuled. Sa kuule, mida tema räägib. Ole sõna kuulelik sellele. Sellepärast need lood on. Sellepärast kõik see on. Et tema on, kes mind läkitanud. 35 aastat tagasi tulime Eestimaale. Mõni mõtlen, vägev tulite. Ma tulin ainult sellepärast, et Jumal oli käskinud mind. Valmistanud ette. Ja mina, kuidas ma ütlen, ma olen lihtsalt Jumala jooksupoiss. Ootan. Ma ei küsida käest midagi palju, sellepärast, et kui tema tahab, et ma teen ta annab mulle teada. Ja mis ta norin teda kogu aeg, tead? Mis ta norid Jumalat? Lihtsalt ole vait ja kuule, mida ta räägib. Ja ole sõna kuulelik sellele. Ja astu välja ususa, sest kõik on võimalik nendele, kes usuvad. Nüüd issand, ma tänan sind selle rahva eest. Shokorabati hamalati kumushataya. Ja issand ütleb oma rahvale, olge julged ja tõuske püsti. Tõuske selle sõna peale, mis ma olen teile jätnud. Need asjad, mida ma olen pannud teie südametesse. Ära luba maailm rääkida teile, kuidas te peaksite mõtlema ja aru saama olukordi. Kuidas te peaksime saama need võimatu asjad, mis on tulnud sinu oma ellu. Ära kuule saatana häält, aga rahvas, kuule minu häält. See kõlab selgesti, see kõlab kindlasti. Alluge sellele, ära allu olukorrale, ära allu nende asjadele, mis on inimeste arvamised või populaarsed mõtted, aga allu sellele, mis ma panen oma vaimu kaudu sinu südamesse ja mis on minu sõna alusele. Rahvas, tõuske, see nõuab julgust. Ma kutsun teid, olge julged olla need, kelleks ma olen teid läkitanud, need, kelleks ma olen teid loonud, see, mida ma olen määranud teie jaoks. Ma annan teile teada, kui avatud süda on valmis kuulama, te saate kõike teada. Issanda jõud ja vägi on meiega ja me täname sind. Halleluuja. Halleluuja. Võta seda südamesse. Vii selle kaasa. Hakka tänama Jumalat. Ära kerja tema kallal. Võta need
1000 kirjakohta, mis räägib sellest, kes tema on ja kes me oleme temas ja kes tema on meies. Ja hakka palvetama, issand, ma tänan sind, et mina olen sinus, sina oled minus. Halleluuja. Mul ei ole midagi, sa annad mulle kõik, mida ma vajan eluks ja vagaduseks. Sa annad ja ma tänan sind selle jaoks. Olge julged, need on pahad salmid, need on mitu sada. Jeesuse nimel ma tänan sind. Amen.